ilukirjanduse mõttes klassikaline romaanikirjanik, kes tohutult aasta aega näeb vaeva oma romaaniga, aasta aega teeb tööd, kirjutab romaani ja see inimestele meeldib, et siukse töö võib nüüd ära teha sekunditega, et see kaotab täielikult mõtte, et kas see juhtub? Võib juhtuda küll. Tahaks mõelda teisiti, aga... Tahaks nagu veits romantiseerida, et seal on ikka see inimlik mingi touch on juures, aga seda saab imiteerida. Seda saab imiteerida ja ütled, et kirjuta mulle selle inimese stiilis üks raamat ja sealt see tulebki. Aga kas ei tooda mitte lõputult siis ühte ja sama? Mina olen selles leeris, kes arvab, et midagi jääb alati saavutamatuks, vähemalt praeguses vormis, kus ta on. Tõenäoliselt see AI areneb nii kiiresti ja kõik need nagu võimalused, mis seal on. Aga kui ma mõtlen, näiteks ma käisin hiljuti reisil, ma käisin 2 raamatupoes, kus olid siis inglisekeelsed raamatud ka esindatud ja ma ei ostnud mitte ühtegi raamatut, mis on suhteliselt haruldane, sest ma ostan alati reisil olles muidu raamatuid, aga kuna see valik oli nii igav, et see, et ma saan seda ühte ja sama raamatut igas riigis, täpselt seda sama inglisekeelset bestsellerit. Et selles suhtes minu arust seda bestsellerit mitte kõiki, ma ei taha kõigile liiga teha, aga neid paljusid võib-olla tõesti saab tehisintellekt teha, aga just see, kus ma saan selle mingi ivakese, mis torgib mingit väga ebamugavat ja vajalikku kohta, et mul on tunne, et seda veel ei saa tehisintellektiga saavutada. Ja mingid neid... ma ei tea, need sarjadena, mis antakse välja, neid ajaviite, romaane, öökapi, neid lihtsaid raamatuid, ma arvan, neid võib anna, aga minna vajuta nuppu ja neid võib tulla päevas 1 miljon tükki välja lasta. Aga just sellist eriti kvaliteetset raamatut, see, mis saab klassikaks, seal me julgen natuke kahelda. No veel vist on ja selline olukord, et päris seda, ma siin arutasin selle tehisintellektiga eesti keele tuleviku üle EKI direktoriga ja siis ta ütles, et tippudelt see ei võta tööd ära, et umbes samamoodi on siis võib-olla kirjutamise kirjanike maastikul. Aga ja siis võib-olla tekibki see, et kui on see struktuuri järgi kirjutatud Krimka, võib väga kergesti panna see chat GPT kirja, aga siis lähebki hinda, või see käsitöö põhimõte on, et siis läheb hinda nagu viga, et kui sa kirjutad romaani, kus on mingisugune, ma ei tea, stiil on veits konarlik või on mingisugune mõte nagu päris täpselt nagu kuidagi mingi mõtteviga on kerge sees, et see lähebki hinda võib-olla. Aga kas see mingis mõttes ka praegu ei ole hinnas? Et see on, mingisugune see vimka on sees, mis teeb sellest stiilist just selle inimese stiili. See isikupära on ikkagi oluline. Inimestegi puhul, et sulle meeldivad inimesed, kes väljendavad ise ennast, mitte ei taha olla kellegi teise koopia. Et see käib kõige kohta. Ja see muidugi luuletamisega see tehisintellekt veel hakkama ei saanud, et tolle saate katsetuseks ma üritasin lasta tal teha mingisugune Liidia Koidula stiilis luuletusi, aga siis pani täiesti võssa, et see luule tundub nagu ekstra peen mingisugune mõtteharjutus, mida ta veel nagu ära ei taba. Võib-olla see ongi tuleviku žanr. Jah, täitsa võimalik. Mis on iseenesest huvitav, kui meil oli vaatasin just hommikul meie vanu Ida raadio saateid üle, vaid nagu, et mis me oleme teinud ja millal. Ja siis novembris käis meil Joonas Veelmaa külas, kelle debüütkogu tuli meie kirjastuselt välja. Ja me võtsime kõik kaasa raamatud, mis on meid enim mõjutanud või kuidagi enim meelde jäänud. Ja me kõik võtsime luule kaasa, mina, Triinu ja Joonas. Ehk siis Joonas ütles väga hästi, et luule on eesti kirjanduse mõjuisik. Ehk siis kuhu sa nüüd jõudsid sellega, et luulega ei saa hakkama, siis tundub, et luule lihtsalt ongi mingi nagu see kõige nagu lõpupossim. Luule on huvitav, et ma ise luulet absoluutselt ei loe, aga samas siuke luuletaja amet või luule on nagu kuidagi hästi hinnas ikkagi või ma ei tea, see ei väljendu ilmselt kuidagi praktiliselt, et luuletajad ikkagi nälgivad ja kõik. Aga selle kohta ütles mu
sugulane kirjanik Mehis Einsaar, et õige luuletaja peabki nälgima, et kannatusest ikkagi tuleb see õige asi, et sa ei saa, jah. Aga kui sa ütled, et sa luulet ei loe, aga kui palju sa muusikat kuulad? Iga päev, jah, räppi kuulan iga päev. Siis räpp, puhas luule. Ja sa tarbid tegelikult väga palju luulet. Ja. Lihtsalt võib-olla siis teisel kujul. Jah, tõsi ta on. Aga kui palju näiteks te ise, kui te valisite poodi raamatuid, siis kas selles mõttes valisite ka, et meil võiks ikkagi mingi luulesektsioon ka olla? Meil täitsa oli luulesektsioon olemas ja jällegi sinna riiulisse maandusid need asjad, mis meile endale meeldisid. Luulega on hästi keeruline see, et selles žanris minu meelest tuleb väga tugevalt välja, et milline maitse sul on. Ja tundus, et me oleme luule osas kriitilisemad võib-olla kui teiste raamatute osas. Või kuidas sulle tundub? Jah, sest kui sa oled luules banaalne, siis ei. See kuidagi kuna ta on nii kontsentreeritud, siis see paistab kohe välja. Et see kuidagi, kui sa nii lühidalt tahad midagi öelda või võib-olla kõik luuletused ei pea olema väga lühikesed, aga lihtsalt see, kui sul ei ole mingit sisu sellel asjal taga või see on lihtsalt nagu nii ära leierdatud, siis teda on valus lugeda. Ei tea. See valus lugeda on, jah. Sest et tihti on nii, kui sa oled oma esimese luulekogu valmis saanud või kuidagi, kui sa ei ole enne mitte kusagil avaldanud oma luulet, ei ole mingit tagasisidet saanud või lihtsalt kirjutanud, siis on väga suur tõenäosus, et see on halb. Et tõesti kui sul on esimene raamat, esimesed luuletused, mida sa kirjutad, siis need on kõik väga-väga sarnased, ülisarnased. Sul on tuul puhub, mina kõnnin, bla bla bla, on ja. Et siuke et see kõik läks nii ühte auku lihtsalt ja Eesti esu